Tervist, head vormelihuvilised! Esimest korda üle 6 aja jooksul oli vormelietapp Miamis. Õhus on aga siis küsimus, et kas need uued regulatsioonid aitasid kaasa võidusõidu parandamisele. Mina olen endiselt Oskar ning täna saates siis väike uudistering mootorite maailmast, siis tagasivaade möödunud Miami GP nädalavahetusele ehk mitte ainult Vormel 1-le, vaid ka Vormel 2-le ning siis ka eelvaade tulevasele Kanada GP-le. Alustame uudistega. Sellel väiksel vaheajal, mis tekkis, tuli tegelikult päris palju vormeli uudiseid, aga siis selle jaoks ma tegin juba eraldi saate, seega kui tahate end asjadega kurssi viia, siis ma soovitaksin selle enne ära kuulata. Aga kui te olete juba nendest uudistest kas teadlik või olete juba selle saate ära kuulanud, siis püsige sellel lainel. Aga siis, selle saate need uudised ongi põhilised mootori teemadel. Ja siis esimene on see, et arvatavasti otsustatakse juba selle kuu keskel järgmise aasta mootorite regulatsioonid. Sel aastal on siis selline olukord, et sisepõlemismootor toodab 50% võimsusest ja siis elektrimootor 50%. See on tekitanud selliseid huvitavaid nähtuseid, ütleme nii, et kus siis peab seda akut hästi palju tegelikult laadima teatud olukordades. Loomulikult neid probleeme üritati natukene leevendada siis nende väikeste regulatsioonide muudatustega nii-öelda, mis läksid juba käiku selle Miami GP-l. Aga siis need, mis tuleksid järgmiseks aastaks, on grammi võrra radikaalsemad. Nimelt siis mõte on selline, arvatavasti tuleb selline muudatus, et sisepõlemismootor hakkab tootma 60% võimsusest. Ehk kui enne oli 50, siis nüüd on 10% kõrgem. Ja siis seevastu elektrimootori osakaal langeb 40%-le. Selle mõte on siis vähendada seda aku säästmise mängu nii-öelda, ja et autod olekski ja sõitjad oleksidki päriselt nagu oma võimekuse piiri nii-öelda ja siis see ei sõltu nagu aku käsitlemisest või midagi sellist. Aga kusjuures siis, kuigi see peaks tootma siis nagu paremat võidusõitu, on sellel sellised huvitavad nüansid või probleemid, mis see kaasa toob. Nüüd, kui siis sisepõlemismootori võimsus suureneb, siis esiteks mootorit peab natukene ümber disainima, et seepärast ei saagi kohe sõrmenipsust nagu järgmiseks etapiks seda teha, vaid seda peab natukene rohkem planeerima. Aga teine asi on see, et kui sisepõlemismootor nõuab rohkem võimsust, siis on vaja ka suuremat kütusepaaki. See suurem kütusepaak omakorda siis mõjutab seda auto disaini. Seega, huvitav on see, et mootorit muutes tuleb ka mõelda sellele auto disainile nagu lihtsalt, mitte nagu nii väga võib-olla kohe aerodünaamilises mõttes, vaid ka nagu, tegelikult aerodünaamilises mõttes ka kindlasti, aga nagu selles mõttes ka, et need ära mahuksid ja samas siis seda auto aerodünaamikat nässu ei keeraks, ütleme nii. Et siis arvatavasti selle kuu mai siis keskel otsustatakse ära, millised tulevad järgmise aasta mootorid. Ja ma ise mõtlema, et kas nagu natukene vara ei ole isegi, et otsustada nende uute reeglite osas, sest ikkagi enne, meil on praeguseks toimunud ainult 4 etappi sel aastal ja juba nagu nende põhjal otsustatakse, mis need järgmise aasta muudatused on. Et võib-olla nagu laseks ikkagi natukene rohkem veel proovida seda. Ent aga samas ma selles mõttes täiesti mõistan, sest nagu ma enne mainisin, siis see toob muutusi autodisaini osas. Ja siis nagu kõike seda tuleb arvestada ja siis seda ei saagi lihtsalt ööpäeva pealt teha nii-öelda.
seega jah, aga siis teine mootoritega seoses uudis, ei saa päris öelda, et see on uudis, aga see on hoopis üks huvitav kommentaar, mida tegi FIA president Mohammed Ben Sulayem. Tema sõnul siis tuleb V8 mootor tagasi vormel 1. Lugu on siis selline, et Miami GP jooksul kommenteeris ta, et ta plaaniks FIA plaanib nagu siis 2031. aastaks tuua uute mootorite regulatsioonidega siis tagasi V8 mootor. Nüüd, mis mõttes tagasi, on see, et enne kui need praegused V6 turbohübriidid käiku tulid aastal 2014, siis 7 eelneval aastal ehk 2006-2013 sõideti hoopis V8 mootoritega. Kindlasti oli nagu ka varem sõidetud nendega, aga need olid siis sellised ajad, kus oligi hästi palju neid erinevaid mootoritüüpe, et võis olla korraga V8-ga, V12-ga ja nii edasi. Selliste mootoritüüpidega autosid, aga nagu praegu on sedasi, et kõik sõidavad nende V6-ga, enne seda sõitsid kõik V8-ga ja siis enne seda kõik V10-ga. Et selles mõttes jah, nagu on plaan siis kehtestada kõikidele nagu siis see V8 reegel nii-öelda. Ja kusjuures ta mainis ka, et kui kõik konstruktorid on sellega nõus, siis püütakse isegi 2030. aastaks teha, ehk 4 aasta pärast. Ja siis selline nüanss on ka, et elektrimootori osakaalu plaanitakse oluliselt vähendada. Ja siis miks just nagu seda, et kohe pärast seda, kui võeti kasutusele niivõrd suure elektrimootori osakaaluga mootorid. See võib tulla ka omakorda autotööstused endidest, et see ongi see, miks üldse see 50-50 split kasutusele võeti. Aga nüüdseks on siis võib-olla see elektrifitseerimine vähenenud. Fännid kindlasti võtavad selle uudise hea meelega vastu, et V8 mootorid tuleksid tagasi. Et armastati ju ka seda heli, mida need mootorid tekitasid, ja siis võib öelda veelgi rohkem need V10 mootorid, mis varem tehti, mis olidki varem kasutusel kuskilt seal 90-ndate keskpaigast kuni aastani 2005. Ent ikkagi tasub mainida, et tegemist ei ole nagu siis ametlikult kinnitatud uudisega. Et see ei ole kinnitatud, et V8 mootorid tulevad tagasi. Ja siis lisaks tasub mainida ka, et see Mohammed Ben Sulayem on varem nagu avaldanud ka soovi tagasi tuua V10 mootorid vormel 1. Sellele aga siis see aga siis ei pälvinud nagu nende tiimide heakskiitu, mistõttu siis see nagu ikkagi tahaplaanile jäänud, pluss siis see, et peale tulevad nagu need uued selle aasta mootori regulatsioonid. Seega, jah, mitte ametlik uudis, aga ikkagi huvitav kommentaar ja võimalus. Lähme nüüd edasi siis selle Miami GP nädalavahetuse juurde, aga alustame sellega, mis toimus enne seda. Ja siis selleks oli nii-öelda autode arendussõda. Nimelt siis toodi väga palju uuendusi nendele vormel 1 autodele. Need on need, mida iga tiim võib teha, aga lihtsalt peab siis sellele FIA-le teavitama. Ja siis kõige rohkem uuendusi tõi Ferrari, tõi lausa 11 tükki. Ja siis sealhulgas tõi tagasi ka selle, mida võttiski päriselt kasutusele nende kuulsa ümberpöörava tagatiiva. Uuenduste osas oli teisel kohal siis Cadillac, mis tõi siis 9 uuendust. Loomulikult neil ongi rohkem areneda ka tegelikult, arvestades seda, et nad on ikkagi nagu seal sõitjate rivi tagaosas nii-öelda, ent samas ka mõned nende baasid asuvadki USAs, selles riigis, kus see etapp toimuski. Samuti tõid uuendusi ka McLaren, Red Bull ja Williams 7 tükki.
Red Bulli, kus siis võttis samuti kasutusele selle ümberpöörava tagatiiva ja siis päris huvitav oli näha, et nagu see suutis isegi Ferrarist ekstreemsem olla. Et oligi näha, kui see Red Bull rajal oli ja kasutas seda ümberpööravat tagatiiba, siis see vahe selle nii-öelda ülemise ja alumise plaadi vahel oli nagu üüratu. Nagu täiesti üüratu. 6 uuendust tõid Alpine ja Racing Bulls ning siis need tiimid, mis vähem uuendusi tõid, olid Audi ja Mercedes. Nemad tõid ainult 2 tükki. See, et Mercedes tõi vähem uuendusi kindlasti kajastus ka selle nädalavahetuse jooksul. Siis ühe uuenduse tõi Haas ning ainult üks tiim ei toonud mitte ühtegi uuendust. Selleks oli Aston Martin. Just see tiim, millel on nagu just kõige nigelam olukord, ütleme nii. Aga samas ma arvan, et nagu nende prioriteet ongi praegu lihtsalt mootoritega asjad korda saada ja alles siis võib-olla autot arendada. Et nagu neil ei olegi just väga mõtet kohe neid kõiki uuendusi sisse tuua, sest nad niikuinii ei hakka nagu selliste punktikohtade nimel võitlema. Et see ongi lihtsalt see ressursside säästmine nii-öelda. Et täpselt sama asi, mida see Williams üritas enne hooaega teha, et nad hakkasid autot võimalikult hilja ehitama. Sest nagu pole mõtet nagu ehitada autot, mis ei ole veel nagu selle arendusfaasi lõpus. Muidu lähedki rajale sellise vana autoga ja siis ressurssid on raisku läinud. Aga igatahes Aston Martin oli ainus tiim, mis ei toonud uuendusi. Ja nüüd rajale. Tegemist oli siis sprindi nädalavahetusega, seega nädalavahetuse jooksul oli kõigest 1 vabateening, aga kusjuures seda pikendati. Kui tavaliselt on siis vabateeningud 60 minutit pikad, siis seekord oli 90 hoopis ehk 1,5 tundi. Ja selle taga oli see, et selleks etapiks toodi muudatusi regulatsioonides ja siis arvestades seda, et tegemist on sprindi nädalavahetusega ehk on ainult 1 vabateening, siis otsustati seda pikendada, et oleks rohkem aega, et neid muudatusi katsetada. Aga igatahes sellel vabateeningul ei olnud Mercedese mehed kiireimad. Selleks oli hoopis Charles Leclerc. Teine oli Verstappen ja 3. Piastri. Mercedestel siis aga oli selline olukord, et Antonellil tekkis probleeme seoses mootoriga ning Russell oli isegi temast tagapool. Vabateeninguga samal päeval ehk reedel toimus ka kvalifikatsioon sprindisõidu jaoks. Esimeses voorus siis langesid välja 6 meest. Selleks oli 17. kohal Liam Lawson, siis edasi Haasi mees Esteban Ocon, Cadillaki mehed Sergio Perez, Valtteri Bottas ning siis viimaste kohtadel olid Aston Martini sõitjad Fernando Alonso ja Lance Stroll. Vahepeal levis ka selline huvitav statistika, et Aston Martinil oli kvalifikatsioon nii halb, et nad olid nendest igast vorme 2 autost aeglasemad. Jep, nagu vorme 2 kõige aegsemast sõitjast said mõlemad Aston Martini mehed kehvema aja. Aga nüüd võib tekkida küsimus, kuidas see juhtus. Kindlasti saab olla see lihtsalt kiiruse küsimus. Ja see ei olegi lihtsalt pelgalt vähene kiirus. Tegelikult nagu siis Aston Martin ei saanudki ühtegi head ringiaega kirja. Et Lance Stroll, ma saan aru, et tekkisid mingi probleemid ja ma arvan, et Alonsol oli sama lugu, sest ta oli vist äkki 11 sekundit teistest aegsem. Aga igatahes teise vooru siis langesid välja Audi mehed 11. ja 12. kohal Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, siis Haasi mees Oli Beerman, Williamsi mehed Alex Albon ja Carlos Sainz ning 16. kohal Arvid Lindblad. Kusjuures siis Alboni osas
tuli pärast kvalifikatsiooni selline uudis, et tema esimese vooru aeg tühistati rajapiiride ületamise eest, mistõttu ta langes hoopis 19. Ent aga miks seda enne ei märgatud, ma saan aru, et see nende kohtunike rajapiiride ületamise süsteem nagu ei tuvastanud seda, et Albon esialgu sõitis rajapiiridest üle. Ja siis, kui see lõpuks avastati, siis oli liiga hilja, et lasta Liam Lawson jääda tagasi sinna kvalifikatsiooni. Seega jah, Albon sai siis tagantjärele natukene karistada nii-öelda, selles mõttes, et tema aeg tühistati ning ta kukkus 19. sõitjate rivis. Audi mehed siis kusjuures langesid selles teises voorus väga napilt välja, et mõlemad mehed olidki umbes poole sajandiku kaugusel, poole kümnendiku kaugusel siis sellest kolmandast voorust. Seega selles mõttes jah, jälle Nico Hülkenbergi ebaõnn kvalifikatsioonides jätkub. Ja siis kolmas voor. Mercedese mehed ei saanud kvalifikatsioonivõitu. See läks hoopis McLareni mehele Lando Norris. Antonelli seevastu ikkagi sai esirivile, tema alustas teised kohad. Nende taga olid siis Oscar Piastri, Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell kõigest 6. kohal, Lewis Hamilton 7. siis seejärel Franco Colapinto, kes edastas oma tiimikaaslast, 9. Isaac Hadjar ning 10. Pierre Gasly. Laupäeval kell 19 Eesti aja järgi oli sprindisõit. Enne seda aga siis oli väike vaikuse minut. See oli mälestamaks Itaalia võidusõitjat Aleksandrdi. Ta siis oli kunagi vormel 1 sõitja aastatel 1991–1994 ning 1999. Paraku seal vormel 1 ei läinud tal just kuigi edukalt, teenis kõigest 1 punkti. No tollel ajal tegelikult oli ka natukene teistsugune punktisüsteem nii-öelda. Kui praegu saavad punkte 10 sõitjat, siis tollel ajal oli kõigest 6. Aga edukas oli ta hoopis Ameerikas, sõites siis nii-öelda selles, mis on tänapäeva mõttes IndyCari sari. Seal sai ta ka 2 tiitlit aastatel 1997 ja 1998. Aga siis 2001. aastal oli tal päris suur avarii, mille käigus ta siis kaotas oma mõlemad jalad ja seetõttu pidi panema oma võidusõitja karjääri pausile. Sellest aga tuli hoopis edukas paralümpia karjäär. Nimelt siis ta saavutas 4 olümpiakulda siis sellel pararattasõidul ning oli ka selles 12-kordne maailmameister. Ning siis ka tegelikult mõne korra sattus nagu sõitma sellistes GT-sarjades ning Touring Car sarjades. Ent jah, tema siis lahkus meie seast selle Miami GP nädalavahetuse käigus ning siis tema puhul oli vaikuse minut. Ja siis enne sõitu oli ka natukene draamat mõnele teisele sõitjale. Esiteks Nico Hülkenbergi mootor läks siis sõitjate rivile tulles leekidesse. Seetõttu tema siis starti ei jõudnudki. Arvid Lindblad, kes pidi alustama boksi teelt, sest tema autot natukene muudeti pärast kvalifikatsiooni, samuti ei startinud. Seega stardis oli ainult 20 autot, mitte 22. Ja siis tuled kustuvad, sõit läheb käima. Antonelli, nagu ikka, ei olnud hea start. Tema siis langes, oli äkki 5. või midagi sellist. Korraks sai siis oma tiimikaaslase Russelli taha, aga siis ikkagi sai temast mööda. Ütleme, et oli siis 4. kohal. Max Verstappeni seevastu siis avaringil läks üpris kontaktseks, ütleme nii, et oli kerge kokkupööga Lewis Hamiltoniga ja siis paar sekundit hiljem
või tegelikult lihtsalt 1 sekundi pärast oli ka väike kokkupõrge Franco Colapintoga. Suurt kahju nende 3 autole õnneks ei tulnud ning nad said oma sõitu ilusti jätkata. Lähme siis tagasi kihutamise juurde sinna eesotsas. Antonelli on tavaliselt teinud nagu sellist pärast oma halba starti sellise hea ja tugeva tagasituleku. Seda nagu seekord ei juhtunud. Ta jäi siis selle 3. kohal pesitseva Charles Leclerc'i taha ning lihtsalt ei saanud temast mööda, kuigi ta proovis. Ja siis, tegelikult sprindisõidus just nii palju juhtunudki, aga huvitav oli siis see, et selle võitis Lando Norris ning Oscar Piastri tegi sellest McLareni kaksikvõidu. Norris siis kusjuures selle sama ringi ajal 2 aastat varem oli võitnud oma karjääri esimese vormel 1 etapi. 3. lõpetas Ferrari mees Charles Leclerc, seega esimest korda sel aastal, arvestades nii põhisõite kui ka sprindisõite, siis ei osutunud võitjaks Mercedese mees ning ei olnud ka õieti poodiumingi Mercedese meest. Antonelli siis lõpetas 4. aga pärast sõitu sai ta ka karistada. Põhiseks oli siis see, et ta sattus pahukisse natukene nende rajapiiridega. Sellest sai ta 5 sekundit karistada ning langes 6. See tähendas aga seda, et tema tiimikaaslane George Russell tõusis 4. ja Max Verstappen 5. Ja Verstappen kusjuures oli kõigest 0,1 sekundit ees Antonellist pärast tema karistust. Viimased punktid teenisid Lewis Hamilton ja Pierre Gasly. Punktidest jäid ilma siis esimestena Isaac Hadjar 9. ja Franco Colapinto 10. kohal. Gabriel Bortoleto lõpetas sõidu küll 11. kohal, aga pärast sai disklahvi. Põhiseks oli siis, ma saan aru, et see õhurõhk, mis tema mootorisse tuli, oli liiga kõrge. Nüüd, ma ei ole päris kindel miks selline regulatsioon on, aga ma mäletan, et selle võib olla mingi seos selle õhukiirusega, et mida kiiremini õhk liigub, siis seda rohkem saaks justkui see mootorit jahutada, eks ole. See on mul lihtsalt suvaline mõttekäik, mis tuli. Väike märkus siia vahele peale lindistamist. Nimelt ma uurisin teemat natukene lähemat ja siis ma sain aru, et see jutt, mida ma enne rääkisin, oli täielik jama. Nimelt, Bortoleto endiselt oli disklahvi saanud ja põhiliselt ma ütlesin õigesti, aga mida see teeb, selle ma seletasin valesti. Tegelik lugu on see, et kui sul on kõrgem õhurõhk, siis see tähendab seda, et seal on rohkem hapnikku. Ja siis mida rohkem hapnikku seda mootor saab, seda rohkem võimsust see mootor pakub. Et seetõttu ongi seatud see ülempiir, mis võib olla see maksimaalne mootorisse tuleva õhurõhk. Aga igatahes Bortoleto auto ei vastanud tehnilistele nõuetele ning tema sai disklahvi. Seetõttu siis kõik sõitjad tema taga tõusid koha võrra, ehk 11. oli siis Ocon, tema taga oli Perman, Carlos Sainz, Liam Lawson ning seejärel Fernando Alonso, Sergio Perez, Lance Stroll. Alex Albon oli kõigest 18, aga ta käis ka üpris hilja boksis esitiiba vahetamas. Tema taga siis siiski paraku lõpetas Valtteri Bottas 19. kohal. Starti ei olnud siis Nico Hülkenberg ega Arvid Lindblad ning Gabriel Bortoleto, nagu enne mainisin, sai disklahvi. Laupäeval siis Eesti aja järgi viimasel tunnil, päeva viimasel tunnil ma mõtlen, toimus ka kvalifikatsioon selleks pühapäevaseks põhisõiduks. Esimeses voorus ei olnud sellist väga üllatavat väljalangejat. Nendeks olid siis 17. kohal Arvid Lindblad, tema taga siis Aston Martini mehed Alonso ja Stroll, Cadillac'i mehed Bottas ja Perez ning viimase kohal Gabriel Bortoleto, kes siis ei saanudki sellist head aega kirja. Üllatust aga valmistas see, kes oli 16. kohal.
selleks oli samal päeval teisena sprindi lõpetanud Oscar Piastri. See oli päris huvitav jah, et nagu ta pidi justkui viimasel hetkel nagu oma ringiaega parandama lihtsalt, et edasi pääseda ning see parandus ise ei olnud ka just nagu niivõrd hea. Aga sellest ikkagi piisas, et Arvid Lindblad jätta siis 20 sekundiga välja ning ise edasi pääseda. Teises voorus ei olnudki just nagu palju konkurentsi. Nimelt siis need 6 sõitjat, kes langesid välja, olidki minimaalselt 0,4 sekundit eemal esikümnest. Nendeks olid siis, nagu ikka, Audi mees Nico Hülkenberg, kes muu ikka. Siis samuti Liam Lawson, Oli Beerman, Carlos Sainz, Esteban Ocon ning Alex Albon 16. kohal. Kolmandas voorus siis aga oli selline üllatus, et Mercedesi mees oli kiireim ning selleks oli Andrea Kimi Antonelli. Tema vist äkki 3. järjestikune kvalifikatsioonivõit. On ainult 2 meest, kes on varem saanud nagu oma esimesed kvalifikatsioonivõidud 3 tükki järjest. Nendeks olid siis Ayrton Senna ja Michael Schumacher. Antonelli on siis selles nimekirjas kõigest 3. mees. Teisel kohal, kusjuures siis oli Max Verstappen, tema seni parim kvalifikatsiooni tulemus sel aastal. Et selles mõttes muljet avaldav, vaadates, kuidas selle Red Bulliga olukord oli eelmisel etapil Jaapanis. 3. koha sai Charles Leclerc, 4. koha sprindivõitja Lando Norris. George Russell oli kõigest 5, tema taga Lewis Hamilton. Oscar Piastri lõpetas siiski lõpuks 7. Tema taga siis need sama 3 meest, kes sprindi kvalifikatsioonis Franco Colapinto, Isaac Hadjar ja Pierre Gasly. No, need viimased kohad, kus seal 3. voorus ei jäänud püsima, sest Isaac Hadjar sai kvalifikatsioonist disklahvi. Põhiseks oli siis see, et tema auto ei vastanud tehnilistele nõuetele. Sama lugu nagu ka Pilet Portoletol oli seal sprindisõidus, aga nüüd oli lihtsalt teistsugune komponent. Seetõttu pidi ta siis pühapäevast sõitu alustama hoopis boksiteed. Nagu ma saan aru, siis tegelikult plaanitigi tal muuta mingeid mootorikomponente niikuinii, seega ta oleks igal juhul boksiteed alustanud. Enne kui me sukeldume Vormel 1 pühapäevasesse sõitu, räägime siis ka läbi Vormel 2 sündmused. Reedes kvalifikatsioonis osutus kiireimaks meheks India sõitja Kush Maini. Tema siis võib öelda, et on praegu selle sarja kõige kogenum sõitja. Ta on sõitnud seal juba aastast 2023, on praegu siis ka Alpiini reservsõitja ning see, mis ta reede tegi, oli tema esimene kvalifikatsioonivõit Vormel 2 sarjas. Laupäeval oli sprindisõit ja siis seal läks asi päris pingeliseks, et esikoha nimel oli päris tugev võitlus, aga siis viimases pidurduspunktis osutus läks Bulgaaria sõitja Nikola Tsolov ette ning tema võitiski sprindisõidu. Seesama mees võitis ka Austraalias toimunud põhisõidu. Tema siis, nagu tuletan meelde, on Red Bulli juuniorite programmis. Eelmisel aastal oli Vormel 3 sarjas 2. koha saavutaja. Ning põhisõit oli samuti päris huvitav, aga seega teisel põhjusel. Selleks oli see, et vahepeal sadas vihma. Rada oli algul päris märg, peab ütlema, aga siis sõidu lõpuks natukene kuivas ära aga päris selliseks sliki kuivaks ei läinud. Üks sõitja prooviski vahepeal ka minna slikkidele, aga siis seda ei õnnestunud. Läkski, aga siis ta lihtsalt uisutas seal ringi ja siis, nagu ta ise ütles ka, et kui me lähme
tagasi kihutama ja ma jään nendele slikkidele, siis ma põhjustan suure avarii. Aga siis see oli selline päris kaootiline sõit, ütleme nii, kui juba vihma sadas. Nimelt siis 5 korral tuli kas siis turvaauto või virtuaalne turvaauto rajale. Ja siis sealhulgas langes välja ka esimese ringi esimeses kurvis meistrivõistluste liider Nikola Tsolov, kes ma nagu enne mainisin, võitis selle sprindisõidu. Aga lõpuks siis osutus etapivõitjaks Itaalia sõitja Gabriel Mini, vabandust. Tema on siis Alpiini selles sõitjate akadeemias nii-öelda ja siis eelmisel aastal saavutas vormel 2 sarjas 13. koha. See, kus siis oli tema esimene võit vormel 2 sarjas. Selle sama vihmase etapi lõpetas teisel kohal Rootsi sõitja Dino Beganovic ning kolmandana brasiillane Rafael Camara. Sõitjate arvestuses on olukord päris pingeliseks läinud. Nikola Tsolov on endiselt meistrivõistluste liider, aga temast kõigest punkti võrra tagapool on Gabriel Mini, kes siis selle põhisõidu võitis pühapäeval. Ning tema selle Miniga on sama palju punkte Rafael Camaral ehk 3 sõitjat on kõigest ühe punkti sees nii-öelda. Pühapäevase põhisõiduga oli üks huvitav lugu. Kui ma eelnevalt mainisin, et sõit hakkab Eesti aja järgi kell 23 õhtul, siis tegelikult algas see hoopis ühel teisel ajal. Nimelt sõitu lükati 3 tundi ette. Ehk see sõit toimus hoopis kell 20 Eesti aja järgi. Põhiseks oli siis see, et selle tavapärasel ajal oli äikesetormi oht. Ning USAs on selline, ma saan aru, et selline seadus, mis käsib siis nagu nii-öelda õues toimuvatel asjadel, sealhulgas siis nagu vormel 1 sõidud peatada, kui teatud raadiuses on äike. Ja siis fännid peavad nagu samuti siis kuskile varju minema nii-öelda või midagi sellist. Seega põhiseks olid jah siis nii-öelda need USA seadused sellise äikese tormi olukorras. Seega sõit lükati 3 tundi ettepoole. Enne ma mainisin, et vormel 2 sõit toimus vihmas, aga vormel 1 sõit siis jäi selles mõttes kuivaks. Vahepeal siis tegelikult sõidujooks on natukene tiputas, aga sellist niivõrd tugevat vihma ei tulnud, et peaks panema vihmarehvid alla või midagi sellist. Et endiselt saadi slikkidega hakkama. Aga lähme siis nüüd sõidustarti. Kõik siis alustasid keskmise seguga rehvidel. Tuleb kustuvad. Antonelli teeb jälle oma traditsioonilised kehva stardi, nagu on sellel aastal endiks osutunud. Tegelikult ta ei teinud nagu halba starti, kui nüüd sellele mõelda, vaid see oli lihtsalt nagu selline oleks võinud parem olla start nii-öelda. Samal ajal siis sai hästi minema loomulikult Ferrari mees Charles Leclerc. Tema siis vahepeal pani ennast esimesse kurvi minnes Antonelli ja Max Verstappeni vahele, nii et Antonelli jäi vasakule, Verstappen paremale. Ja siis need 2 meest panid oma rattablokki ja siis läksid nagu justkui kurvis otse edasi. Antonelli läks nagu natukene sügavamale, rajab maha, Verstappen nagu ainult kergelt ja siis Verstappen nagu justkui sellest kohti ei kaotanud. Leclerc'il oli selline huvitav asi ka, Leclerc'il oli selline huvitav asi ka, et tagant jõudis Lando Norris ka talle üppes lähedale. Seega võib öelda, et
Leclerc kohati vältis ühes kurvis avariid 3 erineval olukorral. Seda on päris huvitav mõelda. Aga siis teises kurvis oli natukene rohkem draamat, et Verstappen üritas rajale tagasi tulla, et võidelda Leclerc'iga, aga siis Verstappen pani spinni teises kurvis. Leclerc sai edasi põgeneda, aga Verstappen siis tegi sellise 360-kraadise spinni. Et seinast jäi eemale, auto lõpuks osutas õiges suunas, aga ta kaotas nagu päris korralikult kiirust ning siis taga nagu pidid autot natukene aeglustama ka. Ma mäletan, et sealt sai Nico Hülkenberg vahepeal esitiima kahjustuse, sest ringi lõpus oli ta boksis. Verstappen seevastu siis aga langeski, ütleme, et 9. kohale või midagi sellist. Samal ajal siis teised põgenesid eest ära. Samal ringil siis 11. kurvis põrkasid kokku Lewis Hamilton ja Franco Colapinto. Selle tulemusena siis Hamiltoni auto sai kahjustada ja siis pärast selguski, et auto oli nii kahjustatud, et iga ringiga, et tema auto oli ringi peale pool sekundit aeglasem. Colapinton ma ei ole kindel, et just nagu sellist suurt kahjustust oleks olnud või midagi sellist. Aga huvitav oli vaadata, et kuidas nende taga siis oli 7. koha võitlus. Seal oli siis Max Verstappen, kes üritas agressiivselt mööda sõita Liam Lawsonist. Ta surus nagu ta ennast ja teda kohati natukene rajab maha. Ja siis korraks tekkis selline olukord, kus justkui ühte sellises raja kõige kitsamasse ja aeglasemasse kompleksi minnes oli nagu 4 autot kõrvuti. Nüüd, kui eelmisel aastal oli päris, võib öelda, et keeruline, et 2 autot üldse kõrvuti läheksid, siis järsku 4 tükki. Palun väga. Aga jah, selline sündmuste rohke esimene ring oli. Leclerc siis hakkas nagu vaikselt põgenema, võib-olla kohta hoidma teiste eest, nende taga siis natukene oli võitlusi ning Verstappen siis üritas teistest mööda sõita, et teenida paremaid punkte kui lihtsalt 2 punkti 9. koha eest. Esimeste nagu järgnevate ringide jooksul siis kujunes välja selline väike võitluskolmik, et kus oli Leclerc esimene, Antonelli teine ja siis nende taga siis kohe Lando Norris. Antonelli ja Leclerc siis vahepeal hakkasidki võitlema esikoha nimel, samal ajal siis Norris jäi nagu seda mängu vaatama ja siis nagu tema võistlusinsener ütles, lasi neil seda jootamist teha, et sõidab mööda ja siis kohe kaotab koha . Et jah, selline mõte, et kui 2 võitlevad, siis 3. võidab. Siis lõpuks pärast esimesi ringe oli Leclerc esimene, Norris suutis tõusta teiseks ja Antonelli oli 3. Aga siis oli selline huvitav olukord 5. ringil, et toimus 2 eraldi avariid. Väljas olid Isaac Hadjar ja Pierre Gasly. Alustame siis Hadjari sündmusega. Tema siis oli selles raja kõige aeglasemas kompleksis. Seal on üks selline üpris tüütu šikaan. Ma arvan, et enamus inimesi peaksid seda üpris tüütuks. Igatahes väga aeglane šikaan. Äärekivid on kõrged. Mida Hadjar tegi, oli siis see, kui ta 14. kurvi läks, siis ta läks autoga justkui kergelt nagu selle siseseina vastu, mis siis lõhkus tema autol nagu selle vedustuse ära ning ta ei saanud nagu autot enam keerata, mis tõttu šikaanis läks ta otse seina ning sellega lõppes tema sõit. Kas see oli
Red Bulli selle teise sõitja needus või mitte, ma ei oska seda kommenteerida, aga jah, tema nädalavahetus lõppes nullise punktisaagiga. Edasi siis Pierre Gasly olukord. Pärast siis nagu vaadates, mis Gaslyl juhtus, oli see, et tema auto vahepeal veeres katusele. Nimelt siis oli ta põrganud kokku Liam Lawsoniga. Gasly auto siis veeres katusele ning lõpuks lõpetas nii. Selles mõttes nii, et auto nagu selles mõttes õiget pidi, et ei ole katusel enam, aga tema tagumised rattad olid kuidagi sattunud selle barjääri peale nii-öelda, rehvi barjääri peale, ma mõtlen. Aga siis pärast selgus, et miks Lawson üldse temaga kokku põrkas, oli see, et tal tekkis käigukastiga seoses rike. Et ta hakkas justkui pidurdama ja siis käik läks justkui sinna neutraalsesse nii-öelda. See on selles mõttes halb, et ta ei saanud nagu justkui enam seda mootoriga pidurdamistehnikat teha, mistõttu läheb tal see pidurdamine pikemaks ning kuigi ta üritas seda olukorda vältida, siis jah, see Lawsoni esimene parem ning Gasly tagumine vasak ratas põrkas kokku ning Gasly läks veerema, tema sõit oli läbi. Lawson siis samuti tuli boksi ja katkestas ka. Igatahes turvauto oli rajal ja siis, mis selle turvauto perioodi jooksul juhtus, oli see, et esiteks Nico Hülkenberg katkestas vahepeal, et tema autol oli mingid rikked või midagi sellist, aga siis tuli ka boksi Max Verstappen umbes 8. kohalt või midagi sellist ning Valtteri Bottas 18. Verstappen siis tuli kõvadele rehvidele ning Bottas, kui ma õigesti mäletan, hoopis pehmetele. Verstappen selles mõttes üritas teha sellist huvitavat strateegiat, et sõidab nende rehvidega lõpuni välja. Selles mõttes see oli isegi teostatav, sest õhutemperatuur oli võrreldes varasemate päevadega madalam, sest oli pilvine, et siis päike ei kütnud ei õhku ega rada. Jahedamad olud siis aga tähendavad seda, et rehvidel on siis võib-olla vähem kulumist, mistõttu siis saabki nendega kauem sõita. Seega Verstappen tegi oma selle kohustusliku peatuse üsna varaja. Ütleme, et 12. ringil või midagi sellist või natukene varem toimus restart ja siis kihutamine hakkas taas pihta ning juba kohe sõitsid Lando Norris ja Kimi Antonelli Leclerc'ist mööda. Nemad siis olid esimesel ja teisel kohal. Seal 20. ringi paiku siis aga suutis käisid kaks sellist nii-öelda suurnime boksis. George Russell ringil number 20, Leclerc järgmisel ringil. Selle tulemusena siis aga Russell sai Leclerc'ist mööda. Seega Leclerc'i sõit tegi nagu justkui veel ühe sammu taha nii-öelda oma selle strateegiaga. Ning pärast nagu ta võibki öelda, et väljendas oma pahameelt selle Ferrari strateegia vastu selle raadio teel nii-öelda, et nagu miks me boksi tulime või midagi sellist. Jep. Aga siis mida Russell tegi, on selline asi, mida inglise keeles kutsutakse undercutiks. Otsetõlkes oleks justkui altlõige. Mõte seisneb selles, et tagusõitja, kes on nagu kellegi taga, tuleb varem boksi, ehk et olla pärast ees, kui see tema eesolev sõitja boksi tuleb. Ja siis milles see eelis seisneb, on see, et sõitja tulebki varem boksi, mis tähendab seda, et ta saab neid värskeid ja kiiremaid rehve varem kasutada, mistõttu siis ta saabki seda kiirust leida, et mööda sõita. Ning see ongi nagu hea sellistes olukordades, kus ongi raske teistest mööda sõita üldse. Aga igatahes Russell siis lõikas Leclerc'il alt läbi või? See kõlas natukene veidralt, aga
igatahes ma seletan siin konteksti ära, ma loodan, et saate nüüd aru. Temast tagapool, tegelikult nendest eespool, siis aga vahepeal pärast boksipeatuseid oli sõiduliider Max Verstappen. Põhiseks oli siis see, et tema käis juba turvauto all boksis ära ning siis oli vahepeal teistest üpriski agressiivselt mööda sõitnud, et seda oli nagu päris lõpuks vaadata, et seda Verstappeni võitlusvaimu nii-öelda. Ja siis kindlasti sai natukene kriitikat ka selles mõttes, et Carlos Sainz vahepeal ütles ka, et nagu ma ei mäletagi, mida ta ütles, aga igatahes ta kritiseeris oma sõnadega nii-öelda. Ent Verstappen tõusis liidiks. Nende taga siis Antonelli samuti oli undercutiga ehk nii-öelda selle altlõikega mööda saanud Lando Norrisest. Ehk Mercedesel strateegia oli üpris edukas. Ja siis peagi oligi Antonelli liider, sest Verstappenil ikkagi olid vanemad rehvid all ja siis nendega ongi raskem kaitsta uute rehvidega autode vastu. Seega Antonelli tõusis esimeseks, Norris teiseks ja siis Verstappen nüüd hakkaski võitlema, et üldse poodiumile jääda. Ja siis eesotsas jäigi seis selliseks ning lõpuks tuligi võitjana üle finišijoone Andrea Kimi Antonelli, tema karjääri 3. ning 3. järjestikune etapivõit. Teisena lõpetaski siis Lando Norris. Selles mõttes hooaja parim tulemus küll nii-öelda, või tegelikult hooaja parim nädalavahetus ka. Aga nagu selles mõttes tal oli seda pettumus ka, et kuidas me selle kaotasime. Nende taga siis aga läks 3. koha hiitlus pingeliseks. Nimelt siis Verstappen oli nagu paar kohta veel kaotanud, ta oli langenud 6. või midagi sellist. Ja siis 3. koha võitlus käis McLareni mehe Oscar Piastri ja Ferrari mehe Charles Leclerc'i vahel. Eelviimase ringi lõpus sai Piastri ette selle viimasele poodiumi kohale ning siis hakkaski võitlus viimasel ringil selle 3. koha nimel. See lahing aga ei kestnud kaua, sest 3. kurvis pani Charles Leclerc vahepeal spinni. Selle spinni tulemusena auto nagu selle Verstappeni puhulgi jäi õigesse suunda, et ta tegi siis 360 kraadise, aga ta läks ikkagi kergelt vastu seina, mistõttu auto sai kahjustada küll. Õnneks ei olnud nagu auto nii kahjustatud, et peab kohe seisma jääma, vaid ta ikkagi roomas lõpuni välja. Ja siis samas tal oli ikkagi nagu see eesmärk hoida taga Mercedese meest George Russellit ja Red Bulli meest Max Verstappen, kes tegelikult olidki üpris tihedalt koos, võib öelda. See aga tal siis ebaõnnestus, sest sellel nii-öelda viimase pidustuspunktil sõitis mööda George Russell ning täiesti viimases kurvis nagu tulles selle finišijooneni sai ka Max Verstappen viimasel hetkel mööda Leclerc'ist. Ehk igatahes siis Piastri tegi McLareni topeltpoodiumi nii-öelda, ehk Norris teine, Piastri 3. Nende taga siis Russell saavutas 4. koha, Verstappen 5. ning siis 6. tuli üle finišijoone Charles Leclerc. Verstappen aga pärast sõitu sai 5 sekundit karistada. Põhiseks oli see, et ta oli boksist väljudes ületanud seda nii-öelda valget joont. Selle valge joone mõte on selles, et sõit ei tuleks nagu ohtlikult teiste kiirete autode ette nii-öelda. Seega Verstappen oli siis kogemata seda natukene ületanud, sai sellest 5 sekundit karistada, mistõttu peaks ta justkui Leclerc'i taha langema. Aga ei, Leclerc omakorda sai veel rohkem karistada. Tema sai 20 sekundit. Põhiseks oli see, et Leclerc siis viimasel ringil oli
väga paljudes kurvides lõiganud. Põhjuseks oli siis see, et ta auto oli kaistatud ja siis ta ei saanud kõige paremini keerata. Ja siis ta üritaski sellega nagu seda probleemi natukene leevendada nii-öelda. Aga ikkagi siis nii-öelda selle rajapiiride ületamise eest sai nii-öelda, mis oleks sõidu keskel olnud boksist läbisõidu karistuse, aga seda ei saa ju pärast sõitu kanda. Seega siis see konverteeriti ümber 20-sekundiliseks karistuseks. Selle tulemusena siis langes ta 8. kohale, mis tähendas seda, et nüüd oli 6. kohal Lewis Hamilton ning 7. Franco Colapinto. See oli siis Colapinto karjääri parim Vormel 1 tulemus. Selles mõttes väga tugev nädalavahetus tema poolt. Vahepeal ta oligi isegi 4. kohal, enne nii-öelda. See oli siis, kui mõned olid boksis käinud ja tema veel mitte. Viimastel punktikohtadel olid üllatuslikult Williamsi mehed. Carlos Sainz 9., Alex Albon 10. kohal. Alboni osas on veel huvitavam see asi, et ta tegelikult polnud mitte ühtegi punkti teeninud alates eelmise aasta septembrist Itaalia GP-st. See on, ütleme, et 7 kuud või midagi sellist, mis ta oli punktideta lõpetanud. Samal perioodil siis oli aga Sainz ju suutnud teenida 2 poodiumi kohta. Aga igatahes Williamsi meestele, Williamsi tiimile topeltpunktid. Muljet avaldav. Ja siis selles mõttes ma ütlekski, et Albon oligi nii-öelda see üllatuspunkti mees, kuigi nagu selles mõttes mu ennustus natuke läks kohati täppi ka, et Colapinto teenib punkte. Et see oli see ennustus, mida ma Jaapani GP saate lõpus tegin Miami GP osas. Aga igatahes need olid siis esikümme. Need 10 sõitjad, kes teenis punkte ja lõpetasid liidriga samal ringil. Alates 11. kohast on kõik sõitjad vähemalt ühe ringi maas. Nendeks on siis Oli Berman, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Sergio Perez, Lance Stroll ja Valtteri Bottas, kes siis lõpetas hoopis 2 ringi maas 18. kohal. Selle Jaapani GP saates ma tegin ka ennustuse, et Perez on selles mõttes kõige suurem üllataja selle nädalavahetusel. Ning ma ei teagi. Selles mõttes ta ikkagi näitas nagu Cadillaki mehed näitasid paremat kiirust kui eelmise 3. etapil. Nad olid teistele selles mõttes lähemal küll, aga ikkagi natukene maad veel on. Ning ega see tulemus nagu niivõrd muljetavaldav ka ole, aga ikkagi Cadillaki poolt edusammud. Ning tõesti, mõlemad Aston Martini mehed lõpetasid sõidu. Need, kes aga sõitu ei lõpetanud kahjuks, olid Nico Hülkenberg, Liam Lawson, mõlemad siis oma tehniliste murede tõttu, ning siis ka Pierre Gasly ja Isaac Hadjar, kelle mõlema sõidud lõppesid siis avariiga. Õhus on siis aga see küsimus, et kas need uued regulatsioonid aitasid parandada seda võidusõidu kvaliteeti nii-öelda. Selles mõttes kvalifikatsiooni aeg näiteks oli näha küll, et sõitjad oli vähem seda superklippingut ehk nagu seda, et sirgel peavad nagu täisgaasi hoides akut laadima ning selle tulemusena kukub siis see autode kiirus nagu märkimisväärselt. Seda kindlasti teatud määral oli, aga kindlasti mitte nii ekstreemselt kui ütleme, et eelmise 3 etapil. Ning kindlasti olukord ei ole perfektne, seda annab veel parandada, aga selles mõttes mul on ikkagi hea meel näha, et mingid edusammud on tehtud. Ning selle võidusõidu enda poolelt võib-olla oligi natukene vähem möödasõite jah, et ei ole nagu selliseid suvalisi möödasõite, aga nagu
seda ikkagi oli. Nagu kindlasti oli telepildis näha autosid möödumas. Ja võib-olla seda joojootamist, et lähed kellestki ette ja siis jääd kohe taha. Et seda nii palju ka ei olnud. Et see on ka selline positiivne samm. Ehk möödasõit on natukene vähem, aga ma ütleks, et need on sellised kvaliteetsemad ja pakkusidki nagu sellist nii-öelda selles mõttes võib-olla isegi põnevamat võidusõitu, et nagu need möödasõidud päriselt tähendasid midagi. Et selles mõttes minu hinnang nendele regulatsioonide muudatustele selleks Miami etapiks pole veel ideaalne, aga see on olnud õige samm tuleviku osas. Nagu ikka, lõpetame siis saate eelvaatega järgmisesse etappi, milleks on siis Kanada GP 24. mail. See toimub siis Montreali linnas sellisel tehissaarel nimega Notre Dame. Jah, see on nagu see Notre Dame kirik seal Pariisis, aga see on hoopis siis selline tehissaar, võib öelda nii. Selle siis asub selline ringrada nagu Circuit Gilles Villeneuve. Vabandust, kui ma seda nime nüüd valesti hääldasin. Aga see nimi igatahes tuleb siis sellisest legendaarsest Kanada võidusõitjast nagu Gilles Villeneuve. Tema siis aasta 1978 saigi just selle samal ringrajal oma esimese vormel 1 etapivõidu. Tiitlit ta kahjuks aga ei saanud, aga on jah, nagu vormel 1 ajalukku läinud sellise hulljulge mehena. Ent see ringrada ise on nagu selline pool tänavaringrada võib öelda, sest seinad on jah, nagu väga lähedal, aga see ei ole nagu Monaco selles mõttes, et täiesti linnaruumi keskel, vaid see ongi nagu selle tehissaare peal nii-öelda, kus on ümberringi puud ja sellised asjad, eks ole. Aga jah, seinad ikkagi on nagu mõnes kohas väga lähedal, mõnes kohas võib-olla mitte nii väga. Ent võib-olla selle raja kõige kuulsam koht on siis viimane šikaan. Seal siis nii-öelda viimases kurvis välimisseina on kutsutud tšempionite seinaks. Ajalugu selle taga on see, et siin selles kurvis on teinud väga palju maailmameistrid avariid. Näiteks ainuüksi aasta 1999 tegid avarii seal Damon Hill, Jacques Villeneuve ja ei keegi muu kui Michael Schumacher ise. Hiljem on ka teinud avariid seal Jenson Button ja Sebastian Vettel. Seega jah, väga kuulus kurv on seal. Ent muidu rada ise, seal on hästi palju selliseid sirgeid võib öelda ja siis ka hästi palju pidurdamist. Seega selles mõttes nagu peaks optimeerima justkui kiirussirgetel, aga samas sul on nagu pidurdamisel vaja seda et aerodünaamika ikkagi aitaks sind. Ning kindlasti võib öelda, et see on selline hästi koormav rada siis piduritele. Ent ajalooliselt selline üpriski põnev etapp on olnud mõnel aastal. Võtame siis näiteks juba aasta 2007. Robert Kubica Poola sõitja tegi päris suure avarii seal. Ent samal etappi sai oma karjääri esimese etapivõidu Lewis Hamilton. Kõigest oma vist oli äkki 6. etapil või midagi sellist. Et see oli igatahes oma debüüthooaja, kus ta peaaegu tiitli sai. Järgmisel aastal 2008 toimus aga selline huvitav olukord, et Lewis Hamilton sattus avariisse boksi teel. Et nimelt oli selline lugu, et kui boksi tee lõpus oli nagu sõidu keskel punane tuli, et see oli turvaauto all, mis tähendab aga seda siis, et sa ei tohi boksi teed lahkuda, vaid pead ootama, enne kui nii see roheline tuli süttib. See punane tuli aga tuli niivõrd järsku, et Kimi Räikkönen Hamiltoni ees peatus. Hamilton aga seda nagu ei märganud ja sõitis tagant otsa. Sellega sai siis tema etapp läbi. Ja kes selle sõidu võitis hoopis siis? Selleks oli see mees, kes eelmisel aastal oli teinud suure avarii, Poola mees Robert Kubica.
tema karjääri esimene ja ainus vormel 1 etapivõit. Siis on olnud ka selline meeldejääv etapp aastast 2011, mis ongi tegelikult vormel 1 ajaloo kõige pikem etapp. See oli 4 tundi pikk. Ning see ei olnud nagu 4 tundi võidusõitu, vaid see oli sealhulgas siis selle punase lipuga, mis oli tulenenud sellest tugevast vihmast, mis oli etapi ajal toimunud. Ent selle sõidu võitis siis Jenson Button, kes tegi sõidu jooksul 6 boksipeatust. 6 peatust ja ikka suutis selle viimase ringi möödasõiduga etapivõidu saada. See on siis vormel 1 rekord nii sõidu pikkuse osas kui ka boksipeatuste osas nii-öelda sõiduvõitja poolt. Aasta 2014 Daniel Ricciardo sai oma esimese võidu just Kanadas ning eelmisel aastal Russell sai etapivõidu ning Antonelli oma esimese vormel 1 poodiumi, samal ajal siis McLareni tiimikaaslased tegid kokkupõrke. Seega kindlasti meeldejäävaid hetkeid on sellest etapist küllaga, aga kellele siis tasuks pilku pöörata? Nimetan siis 3 nime nii-öelda, ehk siis üllatuspunktimees, lihtsalt üldine üllatusmees, kes teeb tavalisest parema soorituse ning siis ka, kes ma arvan, et võidab selle etapi. Üllatuspunktimeheks ma olen pannud Esteban Oconi. Ja põhjuseks on see, et igal korral, kus ta on Kanadas sõitnud, on ta punkte teeninud. Jah, sõnades mõttes igal korral, ehk siis aastatel 2017-18 ning 22-25. Parim finiš sellel rajal on tal 2 korda 6. koht ning halvim siis 10. Seega, nagu vaadates seda ajaloolist statistikat nii-öelda, võib Oconi päris hästi minna. Ning vaadates, et nagu Oconil ei ole see hooaeg üldse nagu tugev olnud, siis ma arvan, et see võib olla üks tema parimatest etappidest sel aastal. Seega ma panengi tema nagu üldiseks üllatusmeheks ka. Ning lõpuks, kes võib selle etapi võita? Nagu on juba sellel hooajal nagu traditsiooniks kujunenud, ma vaatan ikkagi Mercedese poole. Kuigi tegelikult on jah, no, McLaren näiteks järgi jõudnud võib öelda, et Miamis oligi näha, et nad olid päris konkurentsivõimelised. Aga kumb Mercedese mees siis? Russell on viimasel 2 korral kvalifikatsiooni võitnud ning siis eelmisel aastal sai etapivõidu. Samas Antonelli siis saavutas just sel rajal oma esimese poodiumi finiši oma vormel 1 karjääris. Ma panen ikkagi panuse Antonellile, sest vaadates, et see oli nagu Antonelli jaoks üks parimatest etappidest tollel aastal nii-öelda ja siis tegelikult eelmisel aastal jäigi ta jah Russellile päris paljudes etappides alla. Aga ikkagi nii-öelda üks tema tugevamatest. Ja siis samas, sel aastal on ta korduvalt juba Russellit ületanud. Ning tegelikult oleks päris lahe näha, kuidas siis Antonelli saaks nagu oma 4. järjestikuse etapivõidu. Ning siis saate lõpetuseks ka ajakava. Selle nädalavahetusel ei ole ainult vormel 1, vaid sõidavad ka vormel 2 autod. Vormel 2 sõidud siis toimuvad laupäeval kell 21.10 on sprindisõit ning pühapäeval kell 19.05 hakkab põhisõit. Vormel 1 ajakava on järgnev. Muideks tegemist on sprindi nädalavahetusega. Reedel 22. mail kell 19.30 on esimene vabateening, seega ikkagi 60 minutit, mitte 90, nagu oli Miamis. Ning kell 23.30 endiselt, nagu Miamiski, on sprindi kvalifikatsioon. Laupäeval 23. mail kell 19 on sprindisõit ning kell 23 kvalifikatsioon põhisõiduks. Ja siis see suur Kanada Grand Prix toimubki pühapäeval 24. mail kell 23.00. Huvitav on, aga kui minna tema Kanada naaberriiki, siis toimub seal ka üks väga tähtis võidusõit. Selleks on siis Indianapolise 500 miili sõit. Ma mäletan, et see hakkab Eesti aja järgi umbes 19.30 paika või midagi sellist.
või isegi 8. ehk ma kindlasti soovitaksin seda Indianapolis 500 jälgida, sest see on nagu üks tähtsaimatest võidusõitudest maailmas. ning huvitav on see, et kvalifikatsioonid toimuvad juba nädal enne seda sõitu. seega või tegelikult selle lindistamise ajal nagu juba sellel nädalal hakkavadki need esimesed vabatreeningud. ent jah, jälgige siis mitte ainult Kanada GP-d, vaid ka Indianapolise 500 miilisõitu. ning sellega tõmbame siis selle saatega otsad kokku. nagu alati, aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates!